Iga päev on alaseljavalu, mis kiirgab tuharasse. Kõik on nii pinges, et isegi liikuda on halb. Selles videos õpetan sulle, kuidas kodus alaselja survet vähendada ilma varustuseta ja lihtsal viisil. Ja ausalt öeldes peaksid kõik seda oskama teha, eriti need, kellel on diskiprotrusioon või diskisong. Ja mis kõige tähtsam, sa näed, et hea liikuvusega selgroo jaoks ei pea olema kõhn, noor ega väga paindlik. Muidugi, selleks, et tõesti selgroogu sügavalt dekomprimeerida, nii et see jõuaks ka diskideni, peame alustama sellest, et eemaldame selle, mis selgroogu kokku surub. Ja meie selgroogu ei suru kokku mitte kaal, vaid teatud lihaste pinge. Parim viis, mida ma tean selle pinge eemaldamiseks, on 3 harjutuse ühendamine ühte. Lähme edasi. Alusta padjaga, sa paned padja, heidad pikali nii, et padi oleks umbes selles piirkonnas. Naba all ja naba ning intimpiirkonna vahel, eks, kõhul. Lähme edasi, ma kasutan siin seda patja, sina võid kasutada patja või kokkurullitud lina, kokkurullitud rätikut, mis sulle paremini sobib, mis kõige paremini töötab. Heida umbes nii, et see piirkond oleks padja kõige kõrgema osa peal, näed, et kogu kõht ei jää padjale. Heida pikali, lõõgastu nii palju kui saad. Kas sa näed mind? Jah. Lõõgastu nii palju kui saad. Ainult see. Sa juba tunned, kuidas selgroog venib, ilma et peaksid liiga palju pingutama. Siin pead sa püsima 30 sekundit. Tahad selle järgmisele tasemele viia, teha midagi edasi jõudnutele, lihtsalt hinga pikemalt sisse ja välja. Vaata, mida ma märkan, jälgi mu selgroogu ja vaata, mis juhtub, kui ma teen pikema hingetõmbe. Vaata. Kui ma tõmban, siis selgroog tõuseb ja venib. Kui ma välja hingan, siis selgroog laskub ja lõdvestub. 30 sekundit. Järgmine samm on padi eemaldada. Kas ma lihtsalt ei aja siin kõike ümber, eks? Võta padi ära ja heida kõhuli. Pea meeles, et tee seda endale kõige mugavamas asendis. Käsi üles, käsi alla, nägu ühele poole. Nii, nagu sul kõige mugavam on. Siin venitame veidi rohkem just neid lihaseid, mis põhjustavad seda survet ülisambale, mis panevad ülisamba kinni. Tahad järgmisele tasemele minna? Lihtsalt kõverda põlved ja lase jalgadel väljapoole vajuda, ilma sundimata. Lase jala raskusel tõmmata. Sa tunned siin piriformise ja tuhara piirkonnas õrna venitust, eks? Samuti 30 sekundit võid jääda kuni 9 minutiks, kui on väga hea, või kui tunned, et sul on vaja jätkata. Selle harjutuse, selle venituse 3. samm pinge leevendamiseks on toetuda küünarnukkidele. Samuti 30 sekundit hingamine aitab samuti, aga kui sa tõesti tahad selle venituse sügavamalt lõpetada, pane käed õlgade kõrgusele, võib-olla allpool või laiemalt. Nõdvesta selg ja toetu kätele, et venitada. Venita nii kaugele, kui mugavalt saad ja tule tagasi. Sa teed seda 10 korda. Kui me need harjutused lõpetame, tundub see nagu maagia, aga sa tunned juba, et selg on lõdvestunum, vabam, kergem. Ja see vähendab valu juba märgatavalt. Nüüd, kui me enam ei suru selgroogu kokku, saame tõesti venitada, avada ja luua ruumi diskidele ja liigestele. Sa paned 1 või 2 patja siia, otse voodi serva täpselt voodi äärele. Kui sinu diivan on kõrge ja ühel pool pole käetuge, siis võid seda teha diivanileks. Ma tean, et mõned inimesed püsivad seda siin kommentaarides. Sa heidad pikali nii, et padjad jäävad täpselt sinna piirkonda, mis on naba ja intiimpiirkonna vaheleks. Mine aeglaselt. Heida pikali peaaegu nii, nagu asetuksid patjade peale. Siin, käed ja ülakeha. Lõdvesta nii palju kui võimalik. Ja aeglaselt lased jalgade raskusel oma selgroogu alla tõmmata. See on ohutu venitus sinu selgroole ja siin on 2 olulist punkti. Esimene on see, et selle aja jooksul, mil sa siin oled, pööraksid sa tõesti tähelepanu sellele, kus sinu selgroos on vaja lõdvestuda. Sa näed, et arvad, et su selg on lõdvestunud, aga avastad mitu kohta, mitu osa selgroost,
mis vajavad sinu tähelepanu ja mida sa pead tõesti suutma lõdvestada. Ja huvitav on see, et see koht, piirkond või selgroo tase, mis kõige rohkem vajab lõdvestamist, on tavaliselt üks viimastest või isegi viimane, mida sa suudad lõdvestada. See on peaaegu nii, nagu su selg vajaks kõigepealt turvatunnet, et suudaks lõdvestuda seal, kus vaja. Teine punkt on välja tulemise hetkel. Sinu nimmelülisammas on kas lamenenud või isegi vastassuunas kaardunud ning väga välja venitatud. See on väga haavatavas olukorras. Pea meeles, et ta peab end turvaliselt tundma, et sind ligi lasta. Ja, kui on aeg asendist välja tulla, siis sa ei tee seda lihtsalt niisama. Nii et toeta oma kehakaalu jalgadele, toeta kehakaalu kätele ja liigu aeglaselt välja, kuni saad täiesti püsti tõusta. Kui tunned, et su alaselg naaseb oma normaalsesse asendisse ja loomulikku kaardesse, siis tunned end elegantsemana justkui oleksid pikemaks kasvanud ning tunned oma selgroos uskumatut lõõgastust. Tavaliselt ja lõpetuseks, et kõik oleks täiuslik, peame hoidma selgroo vabana survest. Ja seda saab teha ainult lihaseid aktiveerides ja tugevdades, mis toetavad selgroogu. Stabiliseerivad lihased. See on väga lihtne vaata. Kõigepealt, las ma tõstan särgi üles, ma arvan, et musta särgiga näed paremini. Kõigepealt lõdvesta keha, lõdvesta kõht. Hinga välja tõmmates kõhu sisse. Nii, vaatame. Tõmba kõht sisse, just kui tahaksid naba selja vastu panna. Tule lähemale, et saaksid paremini näha. Las ma lasen selle natuke madalamale. Nii, näed liikumist paremini, eks? Läheme edasi vaata. Lõdvestu, hinga välja. Tõmba naba selja poole. Hoia naba selles asendis. Hinga rahulikult, ilma et laseksid naba tagasi minna. Sa tunned, et aktiveerid neid lihaseid siin, seda loomulikku korsetti. Kui suudad hoida selle lihase aktiivsena naba sees hingamise ajal, siis teed harjutuse teise osa, mis on lihtsalt selgroo sirutamine. Tõsta pealae üles lae poole. Sa tunned, kuidas selgroo tagumised lihased aktiveeruvad. Ja just seda me tahamegi. Selles asendis hoiad nimmed külgedelt vööga ja toetad selgroogu tagant poolt. Nii annad sa oma selgroole stabiilsust. Jää sellesse asendisse, kuni väsid 3 korda. Kui märkad, et see muutub liiga pingutavaks, nõõgastu lihtsalt ja jaluta veidi ringi. Pärast tuhkust tule tagasi ja korda seda tsüklit 3 korda, kuni väsid. Lisasoovitus. Seda harjutust saad teha igas asendis, seistes, istudes või lamades. Ja kui sa aktiveerid neid lihaseid mitu korda päevas, siis sa tugevdad lihaseid, mis toetavad lülisammast. Väldid nende nõrgenemist ja leevendad seda pinget, mis surub lülisammast kokku. Ja mis kõige tähtsam, isegi nendel raskematel päevadel tunned päeva lõpus kergendust. Järgmine samm on õppida ära tundma, millal sinu lülisammas võib kinni jääda. Ja ma näitan selles videos siin 3 märki, mida meie lülisammas annab enne valuhoogu. Klõpsa lihtsalt siia ekraanile. Ja sulle, kes vaatasid lõpuni ja jõudsid siiani, jätan ma väikese kingituse. See on video, kus on kogu see harjutuste jada järjestikku ilma katkestusteta. Mina märgin iga harjutuse aja ära, et saaksid lihtsalt play vajutada ja seda rutiini koos minuga teha. Pea meeles, kui ma sain sind täna aidata või kui sa õppisid midagi uut, siis tänutäheks jaga seda videot kellegagi, kes seda vajab. See on kõik, mida ma palun. Ma lõpetan siin, suur kallistus ja järgmise korrani.